Tere jälle kõigile minu kanali kuulajatele, jälgijatele, vaatajatele. Täna on 1. september ja kuna ma olen vist 2 eelnevat aastat juba üritanud ma olen mõelnud sellel teemal, et teha üks jutukas ka koolilugudest. Aga kuidagi on niimoodi, et september on läbi saanud ja siis oktoobrisse ei ole tahtnud neid jätta, et nagu ei kattu enam nagu teemaga, ja eile mõtlesin, et vot nüüd tuleb see asi ära teha ja kaua võib. Nii et siis tänane jutukas siis ongi Parunes Meeri rääkiv raamat Koolijutud. Et kõik on uus septembrikuus, kas ikka on kõik uus septembrikuus, vahel võib juhtuda, et on mõni uus asi ka mõnel teisel kuul. Aga selline ilus ütlemine on, et on uus ranitsuus ja uus koolipluus ja no vot jah, vanasti olid jah need koolivormid, aga nüüd tänapäeval enam ei ole. Ei ole enam Eestis, aga võib-olla mõnes koolis on, erikoolis ma ei oska öelda. Mul sellekohane info puudub. Aga siin Inglismaal on küll, koolivormid on kohustuslikud, igal koolil on nad märgistatud ja omamoodi, nii et mõnel pool siiski ka on need vormipluusid ja koolivormid ja kõik kehtivad veel. Nii et, aga läheme siis nüüd sellesse minu koolijuttudesse ja sellesse aega, kui mina koolis käisin, ei uskumatu, kui see ka ei ole, ma olen ka ikka koolis käinud mõned aastad. Ja on üks selline ütlemine, et küsitakse, et kuidas siis koolis läks, eks ole, kuidas sul täna koolis läks. Ja siis vist oli see Jukuj lugu või? Vist halvasti, homme kästi tagasi minna. No võt, ja kui me nüüd siis lähme päris algusesse, siis minu kooliaeg venis nagu selle tõttu 1 aasta edasi, et mul vanemad küll tahtsid mind kooli panna, kui ma olin veel 6-aastane. Aga kuna tol ajal koolimaja oli väike ja klassides oli õpilasi palju ja minu sünnipäev oli novembris, siis mind sel aastal kooli ei võetud, ma pidin siis aasta ootama, et mind võeti kooli siis, kui ma olin 7 aastat juba täis ja sain siis novembris 8. Et oleks mul sünnipäev olnud septembrikuus või seal oktoobri alguses, siis ilmselt oleks ma saanud aasta varem kooli, aga sain aasta pikendust lapsepõlvele ilma koolis käimata lasteaias. Nii et selline lugu, et jah, siin need üksikud kuud ja päevad ja mida mängivad rolli, aga 1. koolipäev. 1. september, ilus ilm oli, ma mäletan seda, et ilus ilm oli ja see oli selles vanas koolimajas, kus nüüd on vist gümnaasium. Ja siis nagu ikka abituriendid veesid meid siis sinna aktusele. Igal abituriendil oli siis üks 1. klassi õpilane käevangus või käe kõrval õigemini. Et mina ja tüdrukutel olid poisid ja mina ei mäleta enam, kes seal oli, aga ma suurt ei mäleta sellest aktusest, sest see saal oli seal väike ja rahvast oli palju ja seda ma mäletan, et me sinna mingi marsisaatel sinna koolimaja sisse läksime ja siis oli klassijuhataja tund, seda mäletan ka. Ja jagati seal neid abitsaid ja natukene tarkust ja siis kästi homme kooli tagasi tulla. Ei öeldud, et aitab tänasest päevast küll, et kästi homme tagasi tulla. Aga siinkohal ma mainin kohe selle ka ära, et mul oli 1. klassis oli mul klassijuhataja oli Lehte Lehmus, kes oli alles esimene, see oli tal vist üldse esimene klass üldse pärast kooli lõpetamist ja ta oli nooruke ja ta oli Jõgevale tulnud mujalt. Ja kahjuks oli mul temaga tema käe all võimalik õppida ainult 1 aasta. Aga ta on mulle senini jäänud hinge. Ta on tõeline õpetaja, autoriteet ja mida paraku kõiki kohta öelda ei saa. Eks igalühel olid omad head ja vead ja puudused ja kuidas, eks see lööb juba tegelikult ka ju lasteaias välja, et kuidas sa ka kasvatajatega ja kuidas sa õpetajatega läbi saad oma vahele. Aga sinna me kõik jõuame veel. Aga jah, tema on mulle meelde jäänud ja teda ma pean hinges ja südames. Nii et, ja me suhtleme ka aeg-ajalt praegu veel. Nii et
aga miks see nii oli, siis tol ajal oli mingisugune, meil oli 3 klassi, kus oli siis 31 õpilast igas klassis, oli A, B ja C. Ja mina olin siis alguses esimeses C-klassis. Aga esimese õppeaasta lõpus tehti mingisugune kontrolltöö, ma mäletan seda, ja siis see kontrolltöö pidi siis nagu selgitama välja nagu see mingi tasemetesti või. Et sellest siis sõltus, millises klassis sa järgmisel õppeaastal alustad, kas siis sa jääd samasse C-klassi või sa oled siis A, B või C. No mina olin esimesel aastal siis esimeses C-klassis ja teisel aastal, kui ma kooli läksin, siis olin ma pandud esimesse A-klassi. Et seal olid siis nagu rohkem need niisugused nutikamad, no mina ei tea, kui nutikas ma siis olin, aga ju ma siis selle kontrolltöö niimoodi tegin, et mind sinna A-klassi pandi, hüppega üks jäi nagu vahele. Ja seetõttu jäi ka siis see klassijuhataja sinna C-klassi maha mul ja tuli seal teisel aastal tuli siis ka teine klassijuhataja. Noh, selline taustainfo veel nagu, ma ei tea, kas tänapäeval ka selliseid tasemeteste tehakse ja õpilasi ümber paigutatakse teisel aastal, ma ei usu hästi. Aga noh, tol ajal oli selline asi. Ja ma mäletan seda, et noh, esimene koolipäev ja sai koju mindud, see oli nagu lühikene päev ja siis, aga teisel koolipäeval siis enam emad ju ja isadega meid ju sinna ei viinud ja siis me käisime koolis ära ja siis olime ühe teise tüdrukuga, kes ka elas seal sordis, noh, minust küll natukene eemal, oli siis nagu pinginaaber mul ja kui kool sai läbi, siis noh, me mõtlesime, Priius, kallis Anne. Meie siis võtsime kätte, läksime linna peale kollerdama ja minul oli mingi kassa veel, kus ma olin kogunud nagu raha ja ma siis ostsin, ma mäletan, et ma ostsin selle kassaraha eest, ma läksin poodi, panin selle kassaraha sinna poes leti peale ja ütlesin, et mul oli üks nukku, mis mulle meeldis. Ma tegelikult eriti nukkudega ei mänginud, aga ma otsustasin, et ma ostan selle kassaraha eest endale esimese koolipäeva, ühesõnaga esimese koolimineku puhul ostan omale nuku, aga ma ei mängi sellega, see jääb mulle siis lihtsalt nagu, noh, nagu kaaslaseks, et koolikaaslaseks, kuna ma olin üksik laps, eks ole, et siis kas nagu õppimisel ja ostsin siis ma selle nuku ja siis me käisime selle pinginaabriga, kondasime siis terve päeva veel õhtulil ja jõudsime koju. Vanemad olid mõlemad ikka, nii minu ema kui siis selle teise tüdruku ema või vanemad olid ikka väga pahased, et kus me kooserdasime, aga no me ei saanud midagi aru, me tundsime, et vabalt meil oli Priius käes ja mõtlesime, no ja siis järgmisel päeval meil löödi meid lahku, et vahetati meil pinginaabrid ära, ei lastud meil enam koos istuda, ja vot selline teine koolipäev on mul nagu rohkem meelde jäänud, sellepärast, et millega see lõppes. See lõppes sellega, et me saime koslepid kodus, et kus te nii kaua olite ja niimoodi ei tehta ja niimoodi ei kolistata. Vot niimoodi. Nii palju siis nagu taustainfoks. Kui me nüüd hakkame rääkima kas sellest, et kas tol ajal oli ka koolivägivalda, koolikiusamist, siis jah, oli. Aga vaata paljudele asjadele nagu ei osanud tol ajal nagu tähelepanu pöörata. Et noh, ma olen kogu aeg olnud selline ülekaaluline ja natukene suurem teistest ja noh, natukene vanema väljanägemisega kui kõik mu klassikaaslased või eakaaslased nagu oli. Ja kuna ma olin nagu natukene potsakam, siis poisid, üks poiss pani mulle hüüdnimeks Vanapaks. Aga see ei olnud sugugi tähendab nagu solvavalt ega pahatahtlikult öeldud, vaid see oli nagu selline nagu hellitusnimi, see oli üks poiss, kes meil magas näiteks poisid nokkisid välja, et tema magab pidžaamaga. Noh, ei sobi, eks ole, siis teda hakati pitšiks kutsuma ja mind kutsuti Vanapaksuks. Aga ja ma ei solvunud selle peale üldse, sest ma sain poistega paremini läbi kui tüdrukutega. Mis jälle tüdrukutes nagu tekitas poleemikat, eriti kui mõni poiss mõnele tüdrukule meeldis, siis et miks mina nendega nagu paremini läbi saan. Aga meil lihtsalt niisugused klassikaaslase või mingeid muid suhteid meil nagu ei olnud, aga jah, aga noh, selle nurimistega ja sellega tuleb nagu ka olla natukene ettevaatlik, sest kui meil kool sai läbi, siis vot see poiss, kes mulle selle hüüdnime pani Vanapaks, see muutus ise kordades paksemaks, kui mina olin.
aga noh, mina ei läinud talle meelde tuletama, sest ma tegelikult ei solvunud selle peale ja ma ei solvunud kunagi selle peale, kui tema või keegi teine mulle ütles vanapaks, sest see oli, noh, igalühel on hüüdnimi, eks ole. ja noh, minu hüüdnimi oli selline ja ma ei solvunud selle peale, et ma ei saaks öelda. Küll seesama poiss, aga jah, tal ema suri tal varakult ära ja siis ta sai kasuema ja vaat eks sellised juhtumid perekonnas tekitavad ka psüühikashäireid ja tollal ju ei pöörata sellele tähelepanu, ei pööratud, ei nagu ei antud mingeid noh, soovitusi ega nõustamisi ja siis ta hakkas tihtipeale hakkas kiusama neid natukene endast nõrgemaid poisse seal küll, aga vot see oli nüüd küll kiusamine ja mina siis vahel, kui ma nägin, et seal mõnele noh, väiksemale poisile tehti natukene liiga, eks ma siis kodus jälle emale nagu rääkisin, noh, mulle nagu ei meeldinud selline asi, noh, juba lapsest peale mulle ei meeldinud, kui kellelegi liiga tehti või kellegagi suhtes ülekohtune oldi. Eks ma siis rääkisin ja noh, eks ema võib-olla siis vahel võib-olla koolis mõnele õpetajale ütles ka või, sest ega need, keda ju kiusati, ega nad ise ju noh, neid oli ära hoiatatud, ega sa ei tohi kitule minna kuskile ega midagi öelda, on ju. Aga jah, ei meil esines küll, aga no mitte väga palju. Et aga noh, nüüd ma tooksin siis välja mõningad juhtumid. Üks võib-olla kõige, ma ei oska öelda, kas ta kõige kurioossem juhtum on, aga see, kuidas direktor minu koolikoti ära varastas. Noh, meil oli kooli, see oli küll nüüd uues koolimajas juba ja kehalise kasvatuse tunniks. Me jätame ju oma koolikotid ja oma vahetame riided ära, kui tundi läheme, jätame sinna duširuumi, riietusruumi ja koolikotid ja kõik ja õpetaja peab ukse lukku panema. Ja siis me läksime võimlasse ja tuleme tagasi, siis tehakse uks lahti, saame siis jälle duši all käia ja oma riided ära vahetada. Nii, tuleme meie siis tunnist tagasi ja minu koolikotti ei ole. Riided on, koolikotti ei ole. Riided sain ära vahetada, jah, et ma kekariidud sain seljast ära võtta ja kooliriided selga panna, aga koolikotti polnud. Läksin õpetaja juurde. Õpetaja ütleb, tema ei oska midagi öelda. Läksime direktori juurde. Et noh, mis nüüd saab, eks ole. Direktor ütles selle peale niimoodi, et pole midagi. Et eks me uurime asja ja kui tunnid on läbi, et võtad täna tundidest osa vaba kuulajana, kuna mul ei olnud ühtegi õpikut, vehikut, mitte midagi ei olnud, eks ole, et võtad vaba kuulajana osa ja kui kõik tunnid läbi on, siis tuled minu juurde tagasi. No nii, kui tunnid said siis läbi, siis ma läksin uuesti direktori juurde tagasi. Ja direktor andis mulle siis mu koolikoti. Ütles, et tema võttis selle koolikoti selle pärast, et tema läks kontrollima, kas õpetaja on pannud selle duširuumi ukse lukku. Et no see oli välisuksele kaunis lähedal, sealt võiks ükskõik kes tulla ja ta oli nagu nurga taga, sealt võiks ükskõik kes tulla ja sinna minna ja sealt midagi varastada, sest noh, isegi ka kell, kui käe peal kell oli, kella ka ei tohtinud ju kekatunnis olla. Ja kuna uks oli lahti, siis direktor võttis esimese ettejuhtuva koti, see oli minu kott, ja tegi siis terve päeva siis õpetajatele utsinat, eks ole. Et nii ikka ei tohi teha ja mina ei tea, mis juurdlust ta siis seal läbi toimetas, no mina sain päeva lõpus oma koti ikkagi kätte ja võtsin ma sel päeval siis osa nagu vaba kuulajana koolist, aga ausalt öeldes, ega see mulle direktorist nüüd head muljet küll ei jätnud. Et noh, niimoodi käituda, kas see oli kõige õigem viis siis nüüd noh, õpetaja karistamiseks ja juurdluse läbiviimiseks võib-olla oleks olnud mõni teine juhus, aga noh, paraku nii see oli, vabandust. Meil läksid nüüd ju ilmad natukene jahedamaks ja vihm hakkas ka sadama ja nüüd on nina natukene ka vesine. Vot selline juhus lugu siis koolikotiga ja kuidas direktor siis minu koolikoti sõnaga noh, varastas või ära võttis või kuidas seda nimetada, eks ole, noh, minule tundus ta tol ajal vargusena, sest kui ei ole, siis on varastatud, noh. Me võime sellele nüüd leida mingi teise nime, aga noh, nii see asi juhtus. Nüüd järgmine juhus on selline juhus, kus ka ma võisin, noh, vot see on nüüd juba küll kiusamine. Et meil oli klassijuhataja, oli eesti keele ja kirjanduse õpetaja ja tal oli tegelikult selline alkoholilembene, et ta tihtipeale
tuli kooli ja siis ta olid nagu eelmine õhtu pidu pannud ja siis tal olid lõhnad juures ja siis ta oli selline jääknähtudega ja nii edasi. Tema tütar käis meil paralleelklassis ja ega meie siis lapsed ei osanud ju tähele panna, kas tal õpetajal nüüd olid lõhnad, aga kui me nägime, et seda tema tütart paralleelklassist koolis ei olnud, siis oli see ohumärk, et täna on õpetajal jälle lõhnad juures, täna on ta jälle teadmatus tujus ja teab, mis kõike võib juhtuda. Ja vahel siis juhtuski nii, et kui oli klassijuhataja tund ja siis tal oli selline pohmelline pea ja tuju kehva ja arusaamatused seal abikaasaga kodus, et siis oli niimoodi, et kui ta tuli klassi alguses ja siis ta krõgistas lõugu niimoodi. Ja siis oli teada, et kui me nägime, et ta klassijuhataja krõgistas lõugu, siis täna võetakse ühe õpilase vanemad ette ja hakatakse neid materdama. Ma leian, et ega see ka ei ole jälle eriti kasvatuslikult õige nüüd hakata kõigi laste juuresolekul hakata ühe lapse õpilase vanemaid materdama, kes küll on nii ei sobi ja kes valetab ja kes mida iganes teeb, et see ei ole nagu ka eriti eetiline ja ma arvan, et eriti pedagoogiline, et niimoodi teha, aga paraku nii see oli. Ei olnud niimoodi, et iga kord sai üks ja sama sai, iga kord oli erinev. Iga kord oli erinev õpilane, kes selle krõgistuse järgi siis mingisuguseid pahameele, tema suust pahameele etteheited siis tulid, aga kõik pidid seda siis pealt kuulama. Ja muidugi minul oli temaga siis üks veel selline juhus, kui ma hakkasin juba laulma, bändis käima ja tihti meil oli kool ka laupäeviti tol ajal. Ja reedeti olid vahel peod ja ma käisin kuskil esinemas, siis ma keerasin endale, ei olnud tol ajal ju koolutajaid, sellest tinutuskolbist ju tehti neid koolutajaid tol ajal, aga see selleks, aga siis ma käisin vahel juuksuris, lasin endale rullidega soengu teha, et natukene kobedam oleks ikka esinemiseks. Ja eks ma siis läksin laupäeva hommikul kooli ja mul oli siis juuksed natukene veel sellest eelmisest õhtust natukene laines. Nad ei olnud lokkis enam eriti, aga nad olid natukene laines. Ja võt siis see jälle ei meeldinud klassijuhatajale, aga talveaeg oli külm, veebruarikuu. Külm, lumi oli maas ja siis ta ütles mulle niimoodi, et ja lähed kraani alla ja pesed oma pea puhtaks. Aga kraanist tuli ainult külm vesi. Fööniga kuivatada ei olnud võimalik. Ja siis ma pidin istuma selle külma kraani vee all oma pea märjaks teinud, terve päeva pidin siis istuma, loomulikult siis kuivama, õhtul siis, ega ta selleks ajaks, kui ma koju läksin, ei olnud, sest koolimaja ei olnud ka eriti soe, et selleks ajaks, kui ma koju läksin, ei olnud see pea mul ka veel eriti kuiv. Nii et ma mäletan, et ma jäin pärast seda haigeks. Nii et see, kuidas tänapäeval käiakse rõngostatult, küll rõngad ninas, kõrvades igal pool, tol ajal nad isegi ei tohtinud juuksed natukene laines olla, rääkimata sellest, et sul mingid sõrmused või ketid või midagi oli. Kell oli lubatud, ainuke asi, mis oli lubatud, käekell oli lubatud. Aga jah, ei mingeid sõrmuseid, ei mingeid ehteid, et jah, vot selline, aga nüüd selle sama õpetajaga jällegi oli selline juhus, et koolis oli mingisugune mingi temaatika-nädalad, üks aasta oli, mäletan, mingi vene keele nädal, siis ma pidin sellel vene keele nädalal suur aktus, siis ma pidin seal laulma see õhtut Moskva lähistel vene keeles. Ja ma ei mäleta, kas keegi saatis või ma pidin isegi ise ennast klaveril ka saatma, ei vist ikka keegi saatis mind klaveril, nii et mäletan, et ju ma siis nii hästi laulsin seda laulu, nii et mind kutsuti ekstra selle eest Oevikute päevale ja siis anti mul üks venekeelne raamat ka. Et selline mälestus veel. Ja aga siis oli ühel aastal oli soome-ugri nädal ja siis seesamane eesti keele kirjanduse õpetaja, meie klassijuhataja andis mulle ühe soome keele raamat, soome-ugri raamatu, kus oli
erinevaid neid vepsa ja igasugused saami ja erinevates keeltes oli mingisugused luuletused ja laulud ja andis mulle siis selle raamatu, ütles niimoodi, et vot, et sel päeval on nüüd meil mingisugune see üritus ja haridusministeeriumist tuleb üks inspektor meile tundi ja mina pean nüüd siis sellest raamatust valima endale 2 laulu. Nüüd siis sellest soome-ugri keeltest, erinevatest keeltest ja siis pean ma siis seda seal klassis, kui see inspektor sinna klassi tuleb, pean ma siis neid seal laulma. Aga ega keegi ei andnud mulle mingeid juhtnööre, mismoodi need soome-ugri keeled kõlavad, ega Jõgeval ei olnud ju isegi Soome televisioon nähtav, nii et ma olin kuskilt ikka, ma natuke olin mingit soome keele kõla kuulnud. Aga noh, kõik need muud saami ja vepsa ja hansa ja kõik igasugused muud keeled, mis laulud ma sealt, noh, noot oli olemas, eks ole, eks ma siis sealt ise valisin endale 2 laulu välja ja siis, kui ma ära sain lauldud, siis teised lubati klassist välja, aga see inspektor ütles niimoodi, et mina pidin siis klassijuhatajaga jääma klassi ekstra veel ja siis ta küsis minu käest niimoodi, et sa nii hästi laulsid neid laule, kes sind õpetas? Sest klassijuhataja ütles talle ära, et mina ei ole teda juhendanud, mina ütlesin talle ainult andsin raamatu ja kogu lugu. Ja nüüd see inspektor oli siis, tema oli ka nagu kvalifitseerunud veel nendele soome-ugri keeltele, sellepärast ta seal koolis oli. Ja et ma nii hästi olevat laulnud ja nii hästi olevat hääldanud, et kes sind õpetas? Sind keegi ei õpetanud. Oma iseenese tarkusest, noh. Klaveri kodus oli mul klaver, sellega õppisin siis need laulud nagu selgeks ja üritasin siis purssida nii nagu sinna kirjutatud oli, on ju, ja tuli välja, et hästi tuli välja. Nii et selline asi, eks see kogu selle natukene plusspunkte ja noh, õpetaja silmis ka, et sul selline õpilane ju ta sai kiita, on ju. Ja siis ma mäletan, et tal koolis oli meil näitering ka ja tema siis nagu juhendas seda näiteringi ja vahel, kui ta sinna minna ei saanud, siis ta ütles mulle niimoodi, et sina lähed minu asemel sinna näiteringi proovi ja kuulad diktsiooni, kuidas keegi räägib, kuidas keegi hääldab. Ja kui ma leian, et keegi hääldab mõningaid sõnu natukene halvasti, siis ma pean nagu parandama. Mul oli täielikult õigus, neile öeldi ka, et mis siis, et ma ei ole õpetaja, ma olen samasugune õpilane, aga kui mina teen kellelegi märkuse, et diktsiooni tuleb parandada, siis tuleb seda teha. Ma mäletan, et me naabriplikaga tegime kunagi omas keskis niimoodi ka ühe näitemängu. Ja seal näitemängus oli selline tekst, et tuleb ühesõnaga oli õde ja vend tuleb koolist koju ja küsib niimoodi, et aga mis meil siis täna jälle söögiks on, kas hernesupp? Ja õde ütleb selle peal niimoodi, ja kui ongi hernesupp, mis siis? Kõike tuleb süüa, mis laual on. Nii. Aga muidugi tema jälle ütles seda niimoodi, eks ole, et noh, proovis seal, et ja kui ongi hernesupp, mis siis? Kõike tuleb süüa, mis laual on. Ja mina ütlesin talle selle peal niimoodi, et ei, see ei ole mitte hernes, vaid see on hernes. Ja kui ongi hernesupp, kõike tuleb süüa, mis laual on. Nii. Aga see jäi talle siis niivõrd kõrvu, et kui me siis seal esitasime seda oma vanematele, seal tegime võileivad ja siukse, õhtu tegime. Ja siis ta läks sellest niivõrd ähmi täis, et ta peab meeles pidama, et see ei ole mitte hernes, vaid on hernes. Ja siis kui me seda etendust siis seal mängisime, siis ta ütles selle venna jutu peale, et no mis meil siis täna söögiks on, kas jälle hernesupp, venda hääldas õieti, eks ole, aga tema ütles nagu korra halvasti, mina parandasin ja siis ta läks niivõrd närvi seal selle esietenduse aeg, et siis ta ütles niimoodi, ja kui ongi hernesupp, mis siis kõike peab sööma, mis laual on. Nii et siis see hash-tähe pani igale poole siis ette, ja kui ongi hernesupp. Noh. Et tuleb välja, et ma siin iris, aga õpetajad on mind sundinud seda tegema ja kunagi üks lauluõpetaja ka pani mind nagu ka juhendama või ühesõnaga kuulama, et tal oli nagu ansambel, eks ole, et kuula, kuidas meil need hääled nagu kõlavad ja sobivad, eks ole, et ütle ja tee oma märkusi, sest kui sa ise laulad, sa ju ei kuule, on ju. Ja kõik oli muidu hästi. Ainuke asi, et see juhendaja ise laulis teistest kõvasti üle. Ja siis ma talle ütlesin niimoodi, et kõik on hästi, kui sa oma hääle võtad natukene maa, et siis te nagu sobitute kõik 3 erinevad häälerühmist ja sobitute kõik, et teisi ka kuulda. Et praegusel juhul on ainult sinu hääl üle ja teised on nagu varjul seal. No see ei meeldinud absoluutselt, peale selle ta ei öelnud mulle tere ka. Ise küsis.
aga polnud valmis seda kuulma, et tal on nagu natukene, noh, laulab teistest üle, on ju. Noh, see, sa juhendaja oled, ega see ei anna sulle õigust teistest üle laulda. Noh, nii, see läks nüüd küll natukene jah, kooli teemast kõrvale. Nüüd läheme noh, eesti keele ja kirjanduse ja selle õpetajaga, nende lugudega saime jah ühele poole, kuigi jah, need asjad lõppesid sellega, et ühe koduse peo käigus siis mingil moel kuuldavasti kirvega olevat siis see, noh, meie klassijuhataja siis seal oma pliidi ukse ees olevat siis oma elupäevad olevat ära lõpetatud ja mismoodi see täpselt oli, nüüd abikaasa oli tal nagu uurimisaega, kui said vangist välja, et noh, vangi teda nagu ei mõistetud selle eest, et ju siis oli seal neil omavaheline peretüli, nii et noh, see selleks. Aga muidugi jah, tal oli ka üks selline komme veel, et ta klassijuhataja tundides ta tihtipeale tegi märkusi, et noh, see oli klassijuhataja tundides räägitakse ju muudest asjadest ka, et noh, et kui te kooli ära lõpetate, siis tihtipeale tulevad need endised õpilased tulevad tänaval vastu ja ei ütle temale isegi mitte tere. Et noh, nii ikka ei sobi, eks ole, et kui sul ikka, isegi kui sul ei ole häid mälestusi sellest õpetajast, noh, tere võid ikka öelda, on ju. Ja noh, mulle jõuavad sõnumid alati ikka kohale, eks ole, ja kuigi meil jah, ega meil päris sõbralikud suhted ei olnud, kui meil kool läbi sai, ja pärast seda, kui ma teda tänaval ikka nagu vahel nägin ka ja üritasin talle tere öelda, siis ta keeras pea ära, ei teinud väljagi. Või noh, kui ta päris vastu tuli, keeras pea ära, kui teisel pool tänavatki oli, noh, siis ka ei vaadanud sinu poolega üldse, et nägi küll, eks ole, aga noh. Aga nüüd jõuame ühe teise õpetaja juurde, nüüd jõuame matemaatikaõpetaja juurde. Vot temaga oli selline lugu, et ta oli inimesena tore inimene ja oma ainet valdas ta hästi. Ja aga seda edasi anda nüüd tihtipeale, noh, matemaatika ei ole eesti keel, on ju. Et tihtipeale on niimoodi, et noh, sa annad seda niivõrd pinnapealselt, et üks õpilane võtab selle lennult ja teine ei võta. Ja vaata, mina olin nüüd selline, kellele tema õpetused nagu kohale jõudnud. Et ma nagu ei saanud tema õpetustest hästi aru, et noh, mul oli nagu vaja natuke teise nurga alt läheneda. Ma mäletan, üks lõpukirjandki oli isegi, mitte kirjand, vaid üks matemaatika eksam oli see ja ühesõnaga ma lahendasin seal mingit ülesannet ja ta käis seal ridade vahel ja vaatas, ütles niimoodi, et sul on tulem õige, aga tehe on vale. Et vaata üle, on ju. Aga noh, ma sain oma tehtega selle õige tulemini, aga see, mida tema nagu oli õpetanud, võtta seda õiget tehet ma ei teinud, eks ole. Aga ta juhtis jah tähelepanu, et sul on tulem on õige, aga tehe on vale. Et noh, ja vot nii oli. Ja siis oli meil ka ükskord oli üks tunnikontroll, kus ei olnud kontrolltöö, vaid oli tunnikontroll, kus noh, mina olin selline keskmisel tasemel õpilane. Ma ei pööranud eriti silma, ei tahtnud, noh, siukene tagasihoidlik. Ja noh, õppeeduks oli mul ka selline keskmine, et ei olnud, seal võib-olla üksikud 3 olid vahel tunnistusel, aga enamuses olid 4 ja 5. Nii et, ja siis oli üks tunnikontroll ja kui me saime need tunnikontrolli tulemused siis kätte ja minul oli 2. Ja ma olin nii õnnetu selle pärast. Ja hakkasime siis ühe meie klassi nagu priimusõpilasega siis vaatama ja siis selgus, et temal oli täpselt sama viga, mis minul oli. Ja temal oli 4 ja minul oli 2. Ja me vaatasime, aga me istusime teineteisest väga kaugele, mulle ei olnud võimalik tema pealt maas pikerdada. Võtsime siis kätte mõlemad, läksime siis klassijuhataja juurde, oma klassijuhataja juurde kõigepealt. Läksime, tema vaatas ka, ütles, noh, kuigi ta oli jah eesti keele kirjandusõpetaja, vaatas, ütles, et noh, temale tundub ka, et kõik on nagu õige, kui ühel on 2 ja teisel on 4. Klassijuhataja võttis meid siis omakorda viis õppealajuhataja juurde, kes oli ka nagu matemaatikaõpetaja, viis meid sinna. Õppealajuhataja vaatas ka üle, eks ole, ütleb, et jah, kõik on õige, mõlemal on üks ja seesama viga, aga hinnatud on väga ebaõiglaselt erinevalt. Ja kutsus siis selle õpetaja välja, eks ole, ja küsis siis, et miks see nii on. Noh, ma enam ei mäleta, mida ta siis seal keerutas või mida ta siis ütles igal juhul. Kui me jäime nagu omavahel, siis ta ütles mulle niimoodi, et noh, muidugi minu õnne parandati ära ka 4.
Aga siis ta ütles mulle sellise repliigi, et kas sa oskad või ei oska, ikka saad 2. Ma ei tea, miks ma talle siis pinnuks silma jäin. Aga noh, see oli selline võib-olla, ma ei tea, võib-olla tal oli paha tuju või noh, ma ei oska öelda, et ma ei olnud nagu mitte millegagi talle põhjust andnud selleks. Aga mõni aega läks siis mööda, siis ta juhendas koolis ka rahvatantsuringi, siis ta tuli minu juurde, tahtis, et mina hakkaksin tema rahvatantsuringis klaverit mängima, sest see, kes ta seal mängis, oli kuskil, ma ei tea, kas mingi haige või kui läks ära või mingi asi oli, siis ta otsis nagu asendajat ja meil oli seal nagu priimuseid, kes mängisid ka käisid muusikakooli seal, niisugused edukad, et vot millegipärast ta neid ei tahtnud sinna, millegipärast ta kutsus mind sinna klaverit mängima. Noh, ma siis muidugi natukene, eks mul oli kookas hinges, aga eks ma siis ikkagi läksin, on ju, ja noh, õpetaja tahab, ilusti küsis, ilusti pöördus, et noh, läksin siis ja mängisin seal seda klaverit talle siis rahvatantsuringi juhendamiseks ja siis tuli jõulud. Jõulupidudel tavaliselt siis me tegime klassis omavahel, tegime loose, kes kellele kingituse teeb ja siis tuli see jõuluvana seal klassijuhataja näol, jagas siis need kingitused laiali ja kõigile teistel oli 1 kingitus, minul 2. Tohutu poleemika. Miks sinul 2 kingitust on? Kõik vahivad minu poole, et vot tee nüüd see kingitus lahti, kellelt see teine kingitus on, et noh, see kellelt see õpilastelt seda, see oli nagu teada, aga kes selle teise kingituse sulle tegi, on ju? No ja ma võtsin lahti, kõik vaatasid pealt, see 30 õpilast, kõik silmad vaatasid siis pealt ja siis selgus, et see teine kingitus tehti mulle siis selle matemaatikaõpetaja poolt, kes kinkis mulle siis lauahõbedast teelusika, selle eest, et ma talle siis nagu seal rahvatantsuringis klaverit mängisin. Noh, see oli ka üllatus missugune, eks ole. Üllatus missugune. Aga jah, hiljem muidugi keskkoolis või gümnaasiumis tuli mul üks teine õpetaja ja vaata siis ma ei saanud enam aru, kuidas ma ennem ei saanud aru. Ja siis ma õpetasin teisi, kes ei saanud aru matemaatikast. Et ja noh, võt on see, et ühe õpetus jõuab sinuni ja teise õpetus ei jõua, aga inimesena oli ta siukene tore inimene ja ma ütlen, et sellised ja, aga siis oli niimoodi, et kui kool sai läbi, nüüd lähme jälle natukene küll koolist välja, aga kuna see ulatab ikka sinna aega, siis ma räägin selle loo edasi. Mis siis edasi tuli? Edasi tuli siis niimoodi, et mina sattusin Jõgeva linnavalitsusse linnasekretäriks. Ja see matemaatikaõpetaja oli koolis ametiühingu esimees. Ja nüüd, kui tuli koolis mingid õpetajad või mingid korteriprobleemid olid, siis ametiühingu esimees pidi siis nende probleemidega tulema, nende paberitega, taotlustega tulema siis nüüd linnavalitsusse, et noh, ja need õpetajad siis sinna korteri järjekorda panna ja nii edasi. No nii. Ja tuli siis tema hea nägu peas, eks ole, tuleb siis minu juurde ja tahtis siis ühesõnaga pugemisega nüüd mulle see selgeks teha, et noh, et ma selle tema esitatud avalduse kusagil sinna ettepoole nüüd sokutaks. Et kellegi teise lükkaks ta vahele ja selle tema avalduse, et äkki on võimalik see kusagil ettepoole sokutada. Ja siis ma ütlesin talle niimoodi, et ei, paraku ei ole võimalik. Meil on omad järjekorrad, järjekorrad on kinnitatud vistungitel ja kahjuks ei saa ma siin midagi teha, eks ole. No ega see talle hästi ei meeldunud, aga tuli leppida sellega, aga vaat kus kohe tuleb, on ju. Ja siis tuli Soome sõpruslinn oli jah Keuru, kui tulid siis need Keuru kolleegid tulid humanitaarabi tooma ja käisime siis koolimajades ja siis selles koolimajas, kus tema oli nagu õpetaja, viisime seda laiali, seda abi ja siis need olid seal kohvilaua teinud ja kutsuti meid siis kohvilauda ja see matemaatikaõpetaja tuleb siis, ühel pool oli mul siis minu meeskolleeg sealt Keurust ja tema siis tuleb, oi ma tulen, istun sinu kõrvale ja siis hakkas sellele minu kolleegile siis seletama, et oi Laine on minu endine õpilane, oli küsib siis, et aga kas ta oli ka hea õpilane? Oh jaa, ta oli väga hea õpilane. Mina ütlesin, tõesti või? Aga kuidas sellega lugu oli, et kas oskad või ei oska, ikka saad 2? See on nii vana asi ära, seda enam meenuta. Nii et võt nii, kuidas see ka, noh, sa võid ju unustada, aga meeles on ikka, on ju. Ja siiamaani on meeles kõik see värk. Aga noh, edaspidi, kui me nagu linna peal erinevalt eesti keele õpetajast, et edaspidi, kui me kuskil kokku saime, kas kultuurimajas mingitel üritustel, siis ta alati tuli ligi ja tundis huvi, et noh, kuidas sul läheb ja kuidas, mis sul uut on ja vahel me jutustasime mitukümmend minutit seal tänavatel või kultuurikeskuses, kui see vaheajad juhtusid olema. Nii et võt sellised asjad, mis on nagu mingi jääb nagu kusagilt jääb mingi okas, aga lõppkokkuvõttes noh, ei olegi see nii hull nagu alguses nagu võis paista, on ju.
mis ma siin vaatan nüüd, mis mul siin vahel on. Ja siis jah, siis oli kuna ma 9. klassis ju võitsin selle koolinoorte vokalistide konkursi, siis ma tegin nagu koolile suurt au sellega ja siis minusse nagu eks mulle siis pöörati nagu rohkem tähelepanu ja eks mul siis võimaldatigi, ma imestasin, et kool ei teinud takistusi mul seal nagu selles tantsuorkestris hakata reedeti ja laupäeviti seal esinemas käima, aga kooli poolt ei tehtud ja öeldi mulle selle peale niimoodi, et nii kaua, kui sulle hinded on korras, et nii kaua me sulle takistusi ei tee, kui sul hinded hakkavad alla minema, et sul hakkavad seal 2 ja 3 tulema, siis me hakkame vaatama, aga mul nagu hinded alla ei läinud ja ainuke välja arvatud see, eks ole, et külma kraani alla tuli pea pesta ükskord, et siis sellega saadi mulle koht kätte näidata. Aga jah, ja üks siis õpetaja, muusikaõpetaja oli jälle niimoodi, et tema siis kutsus mind vahel enda juurde koju nagu eralaulutondidesse. Aga mis mina niimoodi rumalukene ei teadnud sellest suurt midagi, eks ole, õpetaja kutsub koju ja õpetab ja laulab ja tema selle muusikaõpetaja abikaasa oli eesti keelekirjanduse õpetaja. Ja tema pojad on ühe meie väga tuntud laulja saatebändis mängivad, ma ei hakka nimesid nimetama. Aga siis jah, see, kui ma läksin siis sinna koju, 2 korda käisime niimoodi. Ja siis uks pandi kinni, see klaver oli tal siis nagu ühes väiksemas toas. Uks pandi siis kinni ja siis ta ühesõnaga juhendas ja laulsime ja siis ta mingil hetkel tõusis püsti ja siis ta võttis mul niimoodi ühe käega kõhu pealt ja teise käega selja pealt. Mul kinni, et kontakt täiesti kehaline kontakt, eks ole, kätega. Tema katsus üks tema käsi oli minu kõhu peal ja teine oli mul selja peal. Ja tema väide, eks ole, et tema kontrollib, kuidas minu diafragma töötab. Aga sel momendil tuli tema abikaasa uksest sisse, ei koputanud ega midagi, mis meil laulutundis, mis seal ikka kahtlast on, eks ole. Ja tuli tema abikaasa uksest sisse ja kui ta seda nüüd nägi, siis ta küsis, et oota, mis siin toimub? Aga mina ei saanud muidugi midagi aru, miks ta niimoodi küsis. Mina ei osanud sellest mingit ahistamist näha, on ju. Tänapäeval, ma ei tea, mis tänapäeval juhtuks, kui siuke asi oleks, et ma ei saa tükk aega ei saanud aru, miks ta niimoodi hiljem, kui hakkasid tulema ühesõnaga, et nad siuksed kontaktid ja nii ja naa, vot siis mulle jõudis kohale, et aga mis see siis oli, see oli ju ka tegelikult sulaselge ahistamine, on ju. Või nii nagu üks meesõpetaja oli meil ka niimoodi, et kui ta tüdrukuid küsis, siis ta seisis sinna vahesse, kus see tütarlaps püsti seisis, eks ole, ja siis ta mõõtis neid niimoodi pealaest jala tallani, mis pani ka nagu väga ebamugavalt ennast tundma. Mina ei tea, kuidas teised tundsid, mina tundsin küll ennast ebamugavalt, kui ta mind seal niimoodi samal ajal, kui ma vastasin talle midagi, tema siis pealaest jala tallani mõõdab mind üle, eks ole. Silmnähtavalt kohe, jah. Jah, minul nagu koolis oli nii, et ega ma ei olnud eriti suur aktivist ega midagi, et minu ülesanne oli toiduraha kogumine. Välja arvatud siis need ühekordsed ülesanded, mis mulle anti, aga minu iganädalane ülesanne oli siis toiduraha korjata ja siis see raha siis iga nädal oli erinev õpetaja, kelle kätte see raha tuli siis viia. Mõni õpilastest tõi selle raha ise vahel ära, ta teadis juba nagu mis päevaks on vaja see raha ära maksta, aga mõne käest oli vaja küsida, eks ole, ja siis see poiss, kelle käest ma ikka aeg-ajalt siis, see, kes mulle selle vanapaksu hüüdnime pani, tema käest oli ka vaja nagu alati küsida seda, et tal nagu pea laiali jäädes, tal nagu ei olnud meeles hästi, ja siis ma läksin küsima, siis kuule vanapaks, kas sa seda autoraha juba ükskord kokku ei saa, kaua sa korjad, iga nädal korjad, kas sul see auto juba ükskord kokku ei tule, see raha? Mõtlesin, ega ma oma raha, ega ma endale autot ei osta ise, kui süüa tahad, siis maksa, kui ei taha, siis ei maksa, kogu lugu. Minu ja autoga ei ole siin mingit pistmist, aga kui sina süüa tahad järgmine nädal, siis maksa mulle raha. Vot nii, et midagi ei tule iseenesest. Nii et et kui me nüüd, ma nagu rohkem ei tookski neid asju siin välja nagu sellest kooliajast, et mõnes teises videos on siin ka ju viidatud sellele muusikakooli aegadele ja muusikakoolist üks selline näide veel, ma olen toonud, kuidas mul see sinna minek ja õppimine oli, aga üks selline juhus oli, kus
üks kaasõpilane mul solfedžo tunnis, kellega me istusime kõrvuti muusikakoolis, tal oli selline komme, et tihtipeale nagu noh, võtta kas kustutuskumm või noh, kui ma korraks keerasin pea kõrval, kas võttis kustutuskummi või pliiatsi või midagi, kogu aeg talle meeldis nagu näpata, eks ole, no see oli nagu mänguvärk, on ju. Ja siis jällegi oli mingi talveaeg ja mul olid mingid külalised kodus ja mul oli vaja minna tundi, erialatundi, klaveritundi laupäevasel päeval ja noh, jalanõud oli vaja ära vahetada. Alumisel korrusel jätsin oma saapad ja jope jätsin sinna garderoobi alumisele korrusele ja läksin üles tundi ja kui ma sealt tagasi tulin, siis ühesõnaga jope oli alles, aga saapaid ei olnud. Noh, aga mul olid ju need sussid, need koolisussid olid siukse õhukese tallaga tol ajal, kes teab. Noh, need olid spetsiaalsed sussid, ei olnud mingi kõva tallaga, niisuguse pehme tallaga. Ja mul olid need sussid ja no nendega ei lähe ju kuidagi, noh, läbi lume ja külma ei lähe ju. No ja õpetajaga siis ka koos otsime, no ei leia. Noh, aga lõppkokkuvõttes siis noh, siis õpetajal tuli nagu meelde, et noh, et kes nagu enne mind oli seal tunnis, eks ole, et seal ei olnud, majas ei olnud palju õpilasi, see oli üks teine tüdruk, kes oli see minu pinginaaber. Et tema erialatund oli enne teda ja mina olin pärast teda ja siis me lõpuks leidsime need saapad üles ja ta oli need saapad visanud ahi otsa. Aga noh, me ei osanud ju nii kõrgele vaadata, see õpetaja oli ka selline pisemat sorti naisterahvas ja noh, lõpuks ikkagi leidsime, et nad peavad ju kusagil olema, et noh, ja natukene nagu nalja tehtud. Aga see nali lõppes siis sellega, et ühel päeval oli niimoodi, et ühel teisel muusikakooli nagu erialaõpetajal oli, ma mäletan, mul on see pilt siiamaani silme ees, et tal oli selline suuremat sorti kott, kus olid noodid mahtusid sisse ja siis oli palgapäev. Ja ta jättis selle koti sinna koridori tooli peale, seal oli kirjutuslaud akna all ja seal kirjutuslaua juures oli tool, ta jättis selle tooli peale ja ta läks ise paar aastat kõrgemal seal oli see tualett, ta läks sinna tualetti. Ja kui ta nüüd sealt välja tuli, siis tal oli rahakott sealt kotist ära varastatud. Mis põhjusel ta siis seda rahakotti nagu kohe, ta oli just enne saanud palga kätte direktori käest ja miks ta siis seda kotti nagu kohe, kuidas ta kohe nagu nägi seda, eks ole. Ja siis tekkis paanika, uksed pandi kinni, kõik õpilased, kes klassikoolis olid, et noh, see ei saa ju kusagil väljas olla, kuna ta kohe avastas. Ja hakati siis küsitlema, et kes see võis olla. Noh. Ja minul ei olnud siis muud mitte midagi öelda, kui et noh, ma teadsin, et see tüdruk oli ka tol hetkel koolis, kes tihtipeale näppas minu neid küll, noh, nad olid süütud näppamised küll, et kas siis seda, noh, pliiatsid või pastakat või kustukummi või midagi sellist ja neid saapaid sinna ahi otsa ronis, noh, pildus, eks ole, noh, nagu omast arust nalja tehes, eks ole. Ja mina ei osanud muud midagi öelda direktorile, kui et noh, mina ei oska kedagi rohkem, et temal on sellised kombed olnud, eks ole, et ta on minu asju niimoodi võtnud, et noh, nagu läbi nalja. Ja direktor muidugi siis võttis kätte selle õpetajaga koos ja läksid selle tüdruku juurde ja leidsidki selle rahakoti tema käest. Ja muidugi ta, noh, siis uksed tehti lahti, teised said koju minna, aga see tüdruk visati siis nagu päeva pealt visati muusikakoolist välja. Noh, hiljem sai temast muidugi üks näitleja, aga noh, viimasel ajal ei ole temast näitlemisest ka suurt midagi kuulda olnud ja ma ei ole eriti huvi ka tundnud, nii et noh, vaat sellised süütud asjad, eks ole, ja kuhu need lõpuks välja võivad viia suuremate asjani ja kui see rahakotivargus ka ei oleks nagu välja tulnud, siis jumal teab, noh, ega me ei tea, me ei hakka siin spekuleerima millegagi. Aga võt selline juhus ka veel, et noh, selline, noh, mul on nagu hea nina olnud paljude asjade peale kogu aeg, et emal oli minuga kogu aeg häda, et kui ta käis vahel linnas harva ja midagi ostis, siis ta peitis ära, noh, kas või kingituse mulle või ja siis ja ma leidsin alati kõik asjad üles, aga mitte selleks, et ma oleks tahtlikult otsinud, vaid juhuslikult ma sattusin peale. Juhuslikult, just kui keegi suunas mind, mine sinna, tee täda ja vaata niimoodi on mul palju asju, ma olen paljudele asjadele peale sattunud. Ja siis on mind süüdistatud selles, et ma olen nuhk ja nuhin ja ekstra käin ja otsin ja noh, ei ole nii asi, aga noh, kes tahab uskuda, usub, mida tahab, on ju. Võt nii, ja noh, kuna ma nüüd olen siin Inglismaal ja siin on, nagu ma olen öelnud, kooliajad on erinevad teistel aegadel ja siin on koolivormid siis siin Kõrvatänaval.
elab mul üks endine pedagoog, kes on elupäevad olnud õpetaja ja siis temaga vahel oleme rääkinud ja siis ta ütleb, et tal on see kool niivõrd südames, et ta iga nädal vähemalt ühe korra käib koolimajast läbi. Ja kui ma olen siis küsinud, et noh, et kuidas siis on, et noh, omal ajal ja kuidas nüüd tänapäeva õpilased ja noh, siin mõtlesin koolivorm on kohustuslik, et sellist seda asja, aga siis ta ütles mulle ükskord niimoodi, see oli võib-olla mingi 5-6 aastat tagasi, et mingi 10-15 aastat tagasi oli siin lubatud nagu koolis veel õpetajal ka õpilasi, ihunuhtlus oli lubatud mingil määral veel, no ma ei oska öelda. Aga nii ta ütles, aga ütles, et nüüd on niimoodi, et sa isegi halva pilguga ei või sinnapoole vaadata, siis nad tulevad, siis tuleb emmed ja issid kooli ja siis sa saad õpetaja saab nagu vastu päid ja jalgu. Nii et eks need jah, vaatamata sellele, et ja ma ei kujuta ette, mis siis veel siin saama hakkab, kui koolivorm nagu, kui siin koolivormi kohustust ka ei ole, eks ole, et kõik nad käivadki nii, nagu ise tahavad, jumal juhatab, eks ole. Sest noh, kui siin seda moevärki vaadata, siis on see ikka küll niimoodi, et karahuul, 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 karahuul. Aga ja tihtipeale just eriti talvel, noh suvel ei ole, aga eriti talvel just, kui on külmemad ilmad ja tuulised ilmad ja siis sa vaatad tead neid õpilasi, need on need miniseelikud ja siis nad on põlvikud ja siis nad on pall ja sääri, mul on nii külm. Aga tema on pall ja sääri, ma vahel tihtipeale olen tahtnud, mõtlesin, ma küsin nende käest, et issand, kas sul külm ei ole või? Noh, muidugi neil on lubatud ju ka mingisugused põlvikud või sokid või ühesõnaga mingid paksemad sukkapüksid on ka osadel. Aga jah, mõningad käivad talvel isegi läbi lume, noh harva, küll on ju lund meil olnud, aga isegi läbi lume ja käivad niimoodi, et palju sääri, no see on küll, no kole on vaadata. Kole on vaadata, külmavärinad tulevad peale. Aga võt nii on, nii sellised said siis nüüd koolilood ja natukene läksid ka muidugi kõrvale nüüd koolilugudest, aga noh, mingi seos ikkagi oli, nii et edu kõigile õpilastele, kooliütsidele, kes täna esimesse klassi läksid, kes viimasesse klassi läksid, nagu siin keegi kunagi ütles, et need, kes esimesse klassi lähevad, et nendel on nagu väga rõõmus nägu ja lähevad hea meelega sinna, no viimastesse klassidesse enam nii väga rõõmsalt ei minda. Aga noh, jah, eks ikka see koolis käimine on ikkagi oluline ja kui ikka öeldakse niimoodi, et homme tuleb tagasi tulla, no siis ikka tasuks minna. Nii et edukat kooliteed kõigile ja õpetajatele head vastupidamist, sest ega jah, tänapäeval on see asi teil palju raskem, kui sest õpilastel on suuremad õigused ja õigused käes, kui vanasti oli õpetaja ikkagi autoriteet ja sellest oli lugu pidada, aga tänapäeval on vist vastupidi. Et õpetaja peab kulpi viskama õpilastele tihtipeale, mõnedele just eriti, kes leiavad, kellel vanemad juhtuvad olema veel kusagil kõrgematel kohtadel või mingid kõrged poliitikud või mida iganes, et siis noh, ma olen kuulnud, et seal jah, õpetaja peab olema niimoodi madalam kui rohi. No nii, aga see oli siis kõik tänaseks ja sellised olid siis nüüd koolijutud, mis minul olid rääkida ja järgmine kord tulevad teised jutud, teised laulud. Nii et tšau paka ja olge terved ja tervitatud ja ilusad septembrikuud ja sügis algab ka, kuu lõpus algab sügis, nii et ja kaugel need jõulud enam on. Meil siin juba kauplustes on juba jõulukaubad müügil, nii et olge terved ja tervitatud ja tšau paka!